hästi läheb. Esmaspäevad. Sügavamale, Mari, sügavamale. So ultrasound is way better tool for this part of the body. Lumbosacral junction here, yeah. That was perfect. So now you can, now what you need. Sick and tired. Lõunapaus. Liis võtab enda lõuna kaasa. Lõpetage. Siin on 2 tükki neid, ma ei teadnudki. Väiksed potitid. Nemad lähevad siis sinna mikrokasse kohe. And also this flexion extension, this is really nice. Like there is a lot more fluidity. But let's see how. Hommikust ma mõtlesin, et ma näitan natukene enda igapäevaelu ka, et kunagi mingi 10-20 aasta pärast ma mõtlen, et mis ma nagu tudengina tegin. Et ma siis natuke filmin, et ühesõnaga mul hakkab 8:15 loeng ja mul tuleb täna väga pikk päev. Sest et peale kooli ma lähen kohe massaaži tegema. Ühesõnaga ma söön kiirelt ära ja tegelikult ma pean minema 43, tegelikult ma pean 40 lahkuma siit majast, ehk siis 7 minuti pärast ma pean selle ära sööma, ma pean hambad ära pesema ja siis minema bussi peale. Soolas lähen peale, ehk siis kvartali ja tasku vahel on see peatus ja siis ma sõidan Metsamaja peatusesse ja sealt kõnnikooli. Kuna ma täna koju vahepeal ei jõua ja mul on nagu 8-st, ma arvan 8-st on koolipäev ja ma arvan kell 9 ajal ma saan alles koju tagasi. Tegin endale süüa kaasa. Siin on kana, kaste, koos siniharitsjuustu ja ananasi tükkidega ja riisiga. Siis siin on võiku, banaan ja siis mul on pähklid kotti, siis ma võtan vett kaasa, siis on kohvi kaasa. Ma ei jõuagi praegu rohkem rääkida. Koolipäev oli ära ja ma ei filminudki klassiruumis, kuigi me olime ühes klassiruumis mingi 8 tundi järjest, konkreetselt 8:15 kuni 14:45. Ehk siis korralik tööpäev. Nii cringe on filmida ennast avalikus ruumis, aga mis sa ikka teed, kui sa tahad asju jäädvustada. Aga jah, ma nüüd varsti siis liigun Talli. For sure. Nüüd ta on mingi täiega kuri, mu poolest on tegi teise. Ma olen nüüd pesas ja ma unustasin täiesti ära, et ma ju pidin seda päeva nagu kokku ka võtma. Aga noh, õnneks mul tuli see meelde viimasel hetkel ja ma siis teen selle sellises osandis ära. Suva. Mu sleeping arrangements on praegult lihtsalt õhkmadrats, mille peal on kattemadrats ja nii ongi. Tore päev oli ja väga väsitav ja kusjuures ma jõudsingi täpselt kell 9 koju, nagu ma arvasingi. Ja mul oli prepitud piisavalt toitu, nii et ma tundsin alles
tühja kõhu tunnet siis, kui ma olin viimase hobuse umbes poole peal. Nii et kõik klappis ja ma olen nii valmis, et ma saan magada natuke kauem ja ma ei peagi homme 8:15 koolis olema. Pean alles 9:15 koolis olema. Võit. Mul on külmkapis üks natukene küsitav asi. See on tuttava hobuse roojaproov, mis läheb täna kooli analüüsimisse. Kuna meil on täna roojaproovide analüüs, siis ideaalne võimalus kasutada ära kõiki asju. See on minu hommikusöök, mis oli seal samas kapis. Welcome from me as well. I'm very grateful to be here, and I'm even more grateful to all of you for also being here. Quickly offering the desired response, and sometimes we find that they offer even more. I will take that. Sometimes they start. Kindlasti lopute ka. Tere, ma mõtlesin, et ma teen kiirvideo. Täna on 19. mai ja kell on 10 või 11 kohe. Mul hakkab kell 12:15 hakkab parasitoloogia eksam. Ühesõnaga, eksami sees on mind täielikult maha niitnud ja mul ei ole varasemad aastad niimoodi olnud, et mul on nagu selline täielik väsimus peal. Parasitoloogia eksamiks valmistumine on olnud päris puudulik ja see ei ole tegelikult esimene arvestus, kus mul on nii puuduliku ettevalmistus olnud. Eelmine nädal, vist reedel, oli mul infektsioonide viimane test. No ma loodan, et ma saan selle tehtud, siis on nagu see aine tehtud. Veel tulemust ei tea ja homme oleks muidu aeg, kus teha uuesti seda arvestust, aga veel ei tea tulemusi, seega nagu ja no ja pealegi ega selle ei ole aega ka nagu sellele praegult veel mõelda. Ühesõnaga jah, praegult on siis parasitoloogia asi käsil. Kas on käsil? Pigem ei ole. Ma ei ole... No ma nagu tahaks õppida, aga ma olen nagu täiesti väsinud. Et ma loen mingeid asju, aga parasitoloogia ei ole mul selline lemmikaine ka. See minu jaoks nagu liiga detailne ja kõik need parasiidid on liiga sarnased. Ma proovin meelde jätta mingid sellised, mis nagu eristuvad rohkem, mingid mingid Strongylus vulgaris, mis on hobustel, see vist ümarus, peaks olema vist kõik ümarus päris halb, kui mul on tunni aja pärast eksami, siis ma natukene kahtlen selles. Ühesõnaga see eksam näeb välja niimoodi, et seal on 2 juhtumi analüüsi, ehk siis, et kui midagi näiteks talus juhtunud mingite loomadega, et mis tal siis võib nagu potentsiaalselt olla, kuidas ma analüüsin seda või võtan neid mingeid roojaproove ja asju, et mis tehnikaid ma kasutan. Ja siis on 5-10 avatud vastusega küsimust teemadel, ma ei tea. Ja ma olen käinud kõikides loengutes, ma olen käinud kõikides praktikumides. See aine on olnud tegelikult põnev ja ma olen alati kaasa kuulanud. Nii et selle peale ma võib-olla siis mängingi, et mul on jäänud nagu kõrvu midagi, et siis ei pea nagu võib-olla nagu nii süvitsi õppima enne eksamit, et kui ma nagu jooksvalt asju teinud. Aga noh, eks ole näha, kuidas sellega siis läheb, et jah, nagu selle väsimusega seoses, mul sellist nagu põdemist väga ei ole, aga nagu siuke lootus on, et äkki ma saan ikkagi tehtud, et siis ma ei tahaks nagu juunis tulla siia uuesti seda tegema, et kuigi ma sain juuni töögraafiku ja tegelikult mul on väga palju vabu päevi, et kui on vaja, siis tegelikult ma saan tulla seda siia tegema, aga ma loodan, et ei pea.
täna lubab Tartus 27 kraadi sooja ja päikest, ehk siis ilm on mõnus. Teen eksami ära, tulen koju, vaatasin, et kahjuks MyFitnessi treenigraafikus kesklinnas ei ole mitte midagi peale kella 2, ehk siis ma tulen otse koju ja siis homme on seemenduseksam ja seemenduseksam on siis nii sügise kui ka kevade materjali peale. Kevadel me käisime ainult laudastoo. Rektaalset uuringut oskan teha praktiliselt, aga eksam on siis teoreetiline ja seal on minu arust valikvastused, nii et võib-olla see päästab mind. Aga jah, eks siis tuleb hakata valmistuma selleks seemenduseksamiks peale seda. Ja siis reedel on kliiniliste oskuste arvestus, kus me siis peame erinevaid asju tegema, näiteks veinikanüüli panema, kägiveinist verd võtma või siis ravimit süstima, ravimi kogust arvutama ja nii edasi, siuksed asjad. Ja siis järgmine nädal on kõigi eelduste kohaselt siis viimane eksam. Neljapäeval siis on anestesioloogia. Anestesioloogia kursus oli täiesti haige, see oli meil mingi 2 nädala peale jaotatud. Enamus päevadest meil 9 kella 5 koolis ja siis me pidime õppima enda jaoks uut ainet. Väga põnev, aga aju ei suuda nagu sellist infot sellises ulatuses töödelda, et mõnes mõttes nagu raisatud aeg, et õppejõud olid megad, tahaks uuesti kogu seda loengusarja kuulata siis, kui aju on natukene vähem koormatud, et seda nautida ja omandada paremini. Ühesõnaga, selline on olnud viimased 2 nädalat, natukene on veel minna. Minu arust kõige need õudsemad eksamid sain tehtud, et näiteks kirurgia ja farmakoloogia eksam. Mõlemad olid suulised ja väga sellised, farmakoloogia oli väga detailne ja see nõudis ikka väga palju süvenemist, selle ma sain B, ülinais. Ja kirurgia eksami ma sain ka B, et ma sain mõlemad nagu hästi sooritatud. Kirurgia ainega ja eksamiga oli üldse nagu täielik fiasko. Ei saanud väga aegu ja õppejõud ei vasta ja täielik kamma ja, aga sellega pöördutakse ka õppenõukogu poole, nagu ma aru sain, et jah, et see ainekorraldus oli väga halb. Jah, siuke värk ongi olnud. Ma siis võib-olla katsun vaadata midagi veel parasitoloogia valdkonnast ja siis äkki saab selle tehtud ja oleks väga kena. Ma lihtsalt näitan, mis kõik tabelid lahti on. Esiteks see, mis ma jooksvalt täitsin loengutes ja praktikumides. Siis meil olid Moodle'i testid. Siin on mul kõik need välja toodud, kas ma lugesin selle kõik läbi. Ei, panin lihtsalt siia copy-paste, hakkasin ilusaks tegema neid asju. Vaatasin, mul on aega liiga vähe ja nii ta jäi. Siis kordamisküsimused, meil oli mingi 1 000 000 kordamisküsimust, siis siin on need kenasti kursusekaaslaste poolt ära vastatud. Kas ma lugesin selle läbi kõik? Ei, aga mingis osas küll. Nii, siis on juhtumid, need 2 juhtumid, mis siis tuleb, ma ei tea, mitu neid kokku on nagu millest need tulla võivad. Aga igatahes siin on siis kõik need lühikokkuvõtted olemas, tore näha alati neid kaasteelisi, kes siis ka siin higistavad ja pingutavad veel viimase, ma ei tea, tunnikese jooksul. Siis siin on veel mingid lühikokkuvõtted. Siis, mis siin veel on? Aha, siin on mingid need rühmatöö juhtumid, kus on ka juhtumitest juttu. Ja siis, mis siis need on? Ka juhtumianalüüsid. Ja siis on veel sigade kohta eraldi. Ühesõnaga nagu, asju on küll ja veel ma tahaks kõik nendest juba kinni panna, eluga edasi minna. Okei, ma võtsin ennast kokku, et korraks nagu vaadata paar asja üle, mis annavad mulle motivatsiooni juurde. Ma näitan kohe teile ka. Ma arvan, et ma saan nüüd selle tehtud. Sain selle parasitoloogia eksami tehtud, tehtud sain ja ma arvan, et ma saan ta nagu tehtud ka. Et seal oligi küsitud ühte hobuse parasiiti, kellest mina tegin kusjuures ettekande ja siis
üks rohkem eristuv silmapaistev koeraparasiit. Ehk siis oli koerapaelus, tipuliidum caninum ja siis hobustel oli vist mingi paraskaari seguorum või midagi sellist. Ma küll hobuste omast kirjutasin hoopiski ühest ümarussist, teisest. Aga ma arvan, et mingid punktid ikkagi saab, et tegelikult nagu mix ja matchisin need 2 parasiiti kuidagi kokku. Mul ei tulnud lihtsalt selle paraskaari see nimi meelde, aga ma rääkisin ühest teisest ümarussist. Ma siin näidata kõige paremat osa peale eksamit. Sa saad sulgeda kõik need täbid pai. Ja siis nüüd ma kõigepealt tegelen selle Hüroko postituse loomisega ja peale seda ma hakkan seemendust. Väike kartul, siis hakkliha. Panen pärast siia, teen soojaks mõnusaks, viinamarima, must have. Ja mida ma olen vaadanud viimasel ajal on Dr. Faye Beiti podcastid. Ta on siis arst ja nüüd ka naistearstiks, et alati hästi toredad teemad, kasulikud teemad. Praegult on siis nahatervisest see podcast. Ehk siis jah, ootan juba, kui su toit siia tandrikusse saab. Nii, minu lõuna on siis selline, hakklihakoste, värske kartul, eile turult ostetud Hispaania oma, küll mitte Eesti oma, 4 eurot oli kilo, Coopis oli ka seesama Hispaania värske kartul, Prolli odavama kiloga, aga vahet ei ole. Ja siis värske hapukurk, millest ma juba põhimõtteliselt kõik olen ära söönud, sest see on lihtsalt nii hea. Ja see ongi siis minu lõuna, juhu! Ja selle podcasti asemel ma panin peale, mis iganes see trash show on, mis see on, Perfect Match, jaa. Et kuna ma olen täiesti läbi omadega, mul on vaja vaadata midagi sellist, sest et mu pea on sama sisu tühi kui see sari. Pesuaeg. Alustasin seda videot sellega, et lihtsalt näidata natukene, mis toimub vetme tudengi elus enne eksamit, aga kuna ma olen täna nii tublisti teinud mingeid hästi väikeseid klippe terve kogu päeva vältel, siis ma mõtlesin, et ma teen nüüd õhtul ka viimase, et ma õppisin 2,5 tundi enda kursaega õues homse seemenduseksami jaoks asju. Uskumatu, et me tegime seda 2,5 tundi, aga väljas oli nii ilus päikseline ilm. Võib-olla ma sain isegi natuke päikest ja õnneks oli õhtupäike, et ilmselt ei ole midagi hullu, sest et mingisuguseid päiksekreeme mul siin Tartus veel ei ole, et saaks ennast ilusti kaitsta päevasel ajal. Ühesõnaga, mul on hea meel, et ma läksin välja õppima päikse kätte, sest see andis mulle nii palju energiat. Ja kui ma ei oleks seda teinud, siis ma oleksin ilmselt hakanud õppima mingisugune tunni aja pärast, nagu mul viimasel ajal tavaks on saanud, et mul on selline 7-8 hästi suur unisus, võib-olla ma teen isegi lõunaune, mis tegelikult on nagu väga hiline lõunauni ja siis õhtul ärkan mingi 22:30 või isegi hiljem ja siis ma hakkan õppima ja siis ma joon kohvi ja ühesõnaga nii palju mõnusam on, kui väljas on ilus ilm. See annab mulle nii palju energiat, ma olen nii palju produktiivsem ja nii tore, et lõpuks ometi suvi on käes. Ühesõnaga, seemenduseksamiks ettevalmistus oli lihtsalt nagu 10-10, et ootame ainult häid tulemusi homme. Aga no pressure. Nagu mul on kõige tähtsam lihtsalt see, et ma saan selle ilusti tehtud ja saan selle endalt töölaualt maha võtta. Ehk siis, kui homne saab tehtud, siis on ainult see nädal veel jäänud see jube oske eksam. Okei, ma ei ütle jube, aga see on väga pingeline kindlasti, sest et seal on nagu 10 erinevat stationit, kus iga stationis on üks inimene, kes sind hindab ja sul on 5 minutit aega sooritada see ülesanne, mis sulle siis ette antakse. Ehk siis peale homset eksamit ma pean hakkama seda õpitoas kindlasti valmistama, panen aja käima, vaatan, et ma teen kõik vajalikud need sammud läbi ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, täna on mul puhkus, minu õhtusöök on Voxtopist ja siis hakkan sööma
sooviks aitäh ja mul on nii hea meel, et ma sain õpitud nii palju varem. Sest et jah, ma olen nüüd, mul on õpitud, ma olen pestud ja kell ei ole veel 10-gi. Nii et see on puhata paar tundi. hoiavad siis kuuvaid ja inhaleeritav gaas tuleb põhimõtteliselt ühest sisse. Ja üks punkt ongi see, et kas siis stopp. Tere, it's me! Täna on 21. mai, kusjuures, muidugi ma ei ole editinud seda eelmist videot ära, sest et mul ei ole aega. Siis ma mõtlen, et äkki ma panengi kõik need videod kokku, sest ma olen tegelikult väga palju klippe teinud täna ka. Ühesõnaga, ma räägin kiirelt ära. Ma õpin praegult OSCE eksamiks, see on homme. See on see, mida ma ka eelmine video mainisin. Ja ma õpin siis selliste videote järgi, mis meil on Moodle'i keskkonnas, et ma saan täpselt vaadata need harjutused läbi, mis ma pean tegema. Muidugi ma olen ka kliinilises õpitoos väga palju ja kõiki neid asju ka ise teinud, aga lihtsalt väga hea on vaadata uuesti üle. Kuidas ma selleks hakkan õppima, ma ilmselt istun põrandale maha, ma kujutan, et ma olen selles keskkonnas ja ma teen kõik need asjad läbi enda peas. Sest jah, homme kell 10:42 täpselt lähen ma sinna esinema ja mul on igaks ülesandeks aega 6 minutit, 10 ülesannet on kokku, 60 minutit, ehk siis tunni aja pärast oleme sealt väljas uuesti. Täna oli hästi tore päev. Esiteks ma arvasin, et kolmapäeva õhtul ma arvasin, et neljapäev on nagu full vaba päev, et ma saan olla terve päeva seal kliinilises õpitoas ja ette valmistada. Siis ma vaatasin kalendrisse, siis ma olin nagu, mul on mesilaste see väljasõit homme. Tähendab, nagu kolmapäeval, siis mõtlesin, et homme ehk siis täna. Ja siis ma sain aru, et mul ei olegi aega selleks kliiniliseks õpitoaks nii palju õppida, kui ma arvasingi. Aga ma läksin lihtsalt hommikul varem kohale ja tegin 1,5 tundi asju läbi ja tegelikult aega piisus küll. Ja võib-olla oligi hea, et ma läksin hommikul kohe sinna, sellepärast, et siis ei olnud seal nii palju rahvast veel, kuigi ma pidin ikka mingites kohtades nagu järjekorras olema. Ühesõnaga, ma harjutasin ära, ma tegelikult tunnen ennast päris kindlalt. Sul on sellised autofailid, kus näiteks, kui sa paned selle, mis toru see on? Intubeerimisel, ekstubeerimisel on võtta see toru, mis läheb siia, et loom saaks paremini hingata. Issand, ma kohe vaatan, mis see on. Okei, need on tuubused, ehk siis jah, need lähevad siia ja need aitavad siis loomal hingata ilusti. Et ühesõnaga, ja seal on siuke asi nagu, sa pumpad selle õhku täis nagu väike pall ja siis, kui sa selle õhku täis pumpad, siis see pall on siin kõris ja ta hoiab seda tuubust kinni, et ta ei loksuks. Ühesõnaga, kui sa ekstubeerimisel, ehk siis kui sa hakkad seda toru välja võtma, seda õhku sealt enne välja ei võta, ehk siis sa kisud seda palli siin niimoodi kõrist ülesse, siis sa oled automaatselt läbi kukkunud. Ja närvis inimesed teevad asju, mis ei ole loogilised, ehk siis nagu ikka mingite punktide koha peal on nagu veits selline, et nagu Liis, nagu mõtle rahulikult, sul on aega, kuigi intubeerimise ja ekstubeerimise harjutus on suht täpselt 5 minutit, ehk siis seal ei ole väga palju aega rahulikult võtta. Aga ikkagi sellegi poolest peab mõtlema rahulikult ja asju tegema, mitte närvi minema, et siis ma usun, et on fine. Arvutusülesanne on ka selline, et kui sa arvutad ravimikoguse valesti, automaatselt läbi kukkunud, sest nagu sa seda päris elus teed, siis sa võid ju looma ära tappa. Ühesõnaga, millest ma tahtsin rääkida, me käisime siis täna seal mesilaste väljasõidul ja issand jumal, nad on nii nunnud. Ja ma ei teadnud, et nad nii sõbralikud on, et ma eeldasin, et nad võib-olla nagu saavad suurema tõenäosusega või nii, aga tegelikult ma sain aru, et nad on suht nagu sellised rahulikud, väiksed lendavad nunnukesed, et sutsata ei saanud õnneks, aga ma sain ka aru, et nad on mingi Itaalia liik või siuke Itaalia sort, et nad ongi natuke nagu rahulikuma meelega. Võib-olla lihtsalt selline esimene kord ja vedas. Aga jah, ma ostsin sealt 2 purki mett ja me saime seda otse kärjest mett proovida ja suira ja kõik asju väga nii tore oli. Et valikaine, mesilaste haigused, väga nice. Ja ma panen mingid klipikesed ka siis siia, mis ma tegin seal mälestuseks, nii tore. Coming. Willow and what kind of, mis taimedelt tuleb? Ma arvan, et võilill. It's
Of course, this oldest need to put to close is a typical drone. The queen caps, but they is empty. It's not yet putting the eggs. ta maha ei kuku. And what do you think about the brood? This is approximately 250 bees. Speak about the box.